Ja tere, armsad vaatajad ja kuulajad. Te olete liitunud taskuhäälingu teise osaga. Mina olen Karin ja meie tänaseks külaliseks on härra Jaak Kilmi. Tere. Meil on väga hea meel, et sa oled saanud meiega liituda ja ma tahaks alustada esimese küsimusega natuke vabamas formaadis. Nüüd, kui film on läbi, on uued katsumused ees, et palun kirjelda, milline on sinu igapäevane hommik? Minu igapäevane hommik näiteks sel nädalal on olnud see, et kuna mul on väike poeg on haige kodus, tal on mingi külmetus, siis me ärkame hommikul ülesse, siis teen ma talle süüa ja siis sidruni vett, siis ma toimetan ja siis ma kogu aeg tunnen süütunnet, et ma peaks natuke tööd ka tegema. Nii et siis ma teen natukene tööd ka vastan mingitele e-mailidele ja siis jälle arstin oma poega. Nii et tegelikult need päevad lähevad nii, et kogu aeg nagu väike süütunne, et tegelikult peaks rohkem jõudma tööd teha. Aga ütleme, et samas on see nagu mõnus ka, et see on nagu väike puhkus, et mul ei ole kunagi päris nagu sellist elu olnud, et mul kõik päevad on ühesugused. Et see ma saan lubada sellel nädalal oma lapse põetamist ja natukene töö tegemist on mingis mõttes ka vaheldus. Ja siis ma lähen siit lähen jooksma. Jooksen natukene mere ääres ja siis jooksen siit koju Nõmmele. Selge, aga kas see tuleb sellest, et sulle ei meeldi rutiin või siis nagu filmimine nõuab ka päris palju rutiin, et nüüd sa tunned, et tahaks vabadust? Tead, selles mõttes ei olegi üldse filmi režissööri elus ei olegi rutiini palju. Näiteks filmivõtted ei saa nimetada rutiiniks, sest need kestavad kõige rohkem võib-olla 1,5 kuud äkki. Kui näiteks 30 võttepäeva, see on 1,5 kuud sellist tihedat filmivõtte perioodi, aga 1,5 kuud ei ole rutiin. Nii et mingis mõttes kõik päevad on ühesugused, ma arvan, võib-olla õpetajatel, isegi õpetajatel ei ole ühesuguseid päevi. Kui on mingisugused teistsugused, mingid uued väljakutsed või uued mingisugused tunnid. Ja iga kõik päevad on natuke teistsugused. Nii et aga kindlasti minu elu on veel rohkem nagu segamini pööratud. Okei, enne kui me jõuame selle filmi juurde Vari, ma pean huvi pärast ka küsima, et aga mida siis režissöör hommikuks tahab süüa? Ma üldiselt armastan väga putru. Ja sest eriti hea on puder, näiteks kui on mingisugune võistlus hommik, kuna ma teen üsna palju sporti, siis ma armastan sellist hästi kiiret energiaandjat ja puder on üks siuke nagu väga hea asi. Tundub, et oleme siin natuke õppinud tundma. Küll pärast veel me esitame Rocca al Mare koolilaste küsimusi, aga räägime siis sellest filmist Vari. Et ma tean, et sa oled sellest ise ka päris palju rääkinud, aga ikkagi küsiks sul ka siis uuesti, et kus üldse tuli see idee panna siis Liiv sellisesse konteksti nagu mõrvamüsteerium? Võtta, see tuli tegelikult lihtsalt ühest ulakast mõttest, et mis oleks, kui Juhan Liiv, tundlik poeet, peaks sattuma lahendama ühte brutaalset mõrvalugu, milles ei ole midagi poeetilist. Ehk siis, kuidas tundlik poeet käituks olukorras, mis ei ole üldse poeetiline. Vaid tõesti julm, halastamatu ja toores. Samas tegelikult, kui mõelda Liivi argipäeva peale selles üsna maha jäänud Eesti kolkas, milleks oli Kodavere vald, Alatskivi, ega seal ka midagi poeetilist ilusat ei olnud. Nii et aga ütleme, see mõrvalugu paneb võib-olla selle Liivi karakteri peab rohkem proovile,
et no ta peab nagu rohkem endast andma kui sellisel, ütleme, igapäevases. Vaat nüüd kasutaks sõna rutiin. Igapäevases rutiinis siis see mõrva uurimine on üsna rutiini vaba. Aga igal juhul annab ta sellise tõuke, et siis Juhan Liiv filmis tegelas, kes on üsna palju võetud sellise nagu päris ajaloolise Juhan Liivi pealt, kuidas ta käituks. Et ütleme, et see annab nagu võimaluse Juhan Liivi palju nagu värvikamalt kujutada, sest olukord on natukene rutiini vaba. Sa mainisid ka seda asukohta, kus te filmisite Alatskivi. Et kuidas sina kirjeldaksid seda paika, et sa mainisidki, et pigem jättis süngema mulje sulle. Kas sa oskad ka kirjeldada, miks? No Alatskivi iseenesest juba need maakivist ajaloolised hooned näevad head sünged välja ja põlispuud, kogu see pargi süngus mõjub väga hästi, mis puudutab siis seda nagu mõisakompleksi Alatskivil, aga filmisime päris palju ka Juhan Liivi talu muuseumis. Ja see on ajalooline hoone, kus Juhan Liiv kasvas ja kus ta siis juba haigena tema vanem vend Joosep põetas teda selles talus. See on koht, mis on nagu täis Juhan Liivi jalajälgi. Nii et ja ka seal on sellist teatud mingisugust süngust ka tänu nendele põlispuudele ja kuidagi luitunud ja tuhmunud taluseintele. Kas sa muidu ise ka tunned, et kui nüüd räägime sellest nagu tuhmusest ja hallist, et kas see film tuli õigel ajal välja? Vaata, praegu on ka novembrikuu, oktoober, sügis, hästi hall, et kas sa tunned ka, et see ajastu kuidagi oli õnnestunud? Jaa, tegelikult oli niimoodi, et kui me filmisime, siis me planeerisime see filmi võtteid sügisesse, siis ma arvasin, et tuleb selline kuldne sügis, et seal on sellist nagu kollaseid lehti ja raaguspuid, mis annavad ka sellist teatud nagu nukrat süngust sinna, aga samas ka sellist kuldkollasust. Aga eelmine sügis, kui me filmisime, oli erakordselt soe ja puud ei tahtnud kollaseks minna. Nii et see jäi kuidagi huvitavalt ebamäärasesse aastaaega, kuigi oli juba septembri lõpp, isegi oktoober, aga kõik puud olid rohelised veel. Nii et ta jäi selliseks kuidagi me ei olnud sügis, ei olnud suvi, selline nagu Eesti sünge aastaaeg. Ja mida me väga nagu lootsime, et päike ei tuleks pilve tagant välja, et nagu ei lõhuks ära meie sellist sünguse taotlust. Aga paratamatult pidi ilma vastu ei saa, et kui ka võttegraafik ütleb, et täna filmime seda kõndimist mingisugusel põlluteel, eks ole, ja kui päike on väljas, siis sa mitte midagi ei saa teha, siis lihtsalt on päike. Ja kena poole praegu käib. Kuulame ära, et võib-olla jääb videosse, võib-olla jääb, miks näis. Jääb ikka. Aga mida ma tahangi öelda, et üldiselt on niimoodi jah, et ilm on selline tegur, mis paratamatult sekkub filmi võtetesse täpselt sellisena, nagu ta on. Ehk siis tavaliselt on filmi võttegraafik niimoodi koostatud, et sel päeval kindlasti saame filmida näiteks, ma ei tea, metsatulega. Meil filmis pole metsatulega, ütleme ta on suval näite, eks ole. Või mingisugust, ütleme see, meie filmis konkreetselt lõpus viiakse ära rahapada. Tuleb mingisugune kaless, kus on mingid tsaari armee ohvitser ja sõdurid ja siis viiakse see rahapada minema. Ja mul oli kogu aeg plaan, ma kogu aeg kujutasin ette, see võiks mingisuguses, isegi vihma võiks sadada, ta võiks olla selline nagu lahedalt, filmilikult sünge olukord. Ja pagan, päike oli väljas.
ja midagi sai teha, sest kõik on kohale aetud, on see kaless aetud kohale, mingi originaal kaless, hobused, terve mass on kohale aetud, 100 inimest, või isegi rohkem lausa. Sõdurid pandud kostüümidesse ja päike on väljas ja kuidagi nagu, see nagu mingisugune selline helge või isegi nagu rõõmus meeleolu üldse ei sobi. Aga midagi teha ei saa, sest võttegraafik näeb nii ette. Ja siis ei tea kust ilmus üks hästi kitsas pilvetriip ja ta tuli sinna päikese ette ja päike liikus ja see pilvetriip ka kuidagi nagu liikus niimoodi, et täpselt oli siuke meile sobiv kuidagi sünguse, ütleme sünguse aim oli seal. Aga vaata, õnneks tänapäeval saab ka keerata hästi palju pilti järeltöötluses, nii et isegi nagu selle päiksevalguse saab natukene nagu tuhmimaks või külmemaks keerata. Mitte, et ma ütlen nüüd väga nagu sünguse lembelne olen, aga sellele filmile lihtsalt nagu sobis see süngus. Ja see film tõesti, et see mõrvamüsteerium seal, pluss veel Liivil oli ka päris kindlasti sünge ja karm elu, et me oleme ka siin rääkinud klassikaaslastega, kõik koos tulime ja vaatasime su filmi, et neile ka tundus selline järgmine hästi eestlaslik film, et selline hästi karm sünge elu ootad kohe nagu välja tulla. No see on, vaata, pole midagi teha, see mõrva lugu, kus me tegelikult ka mängime mingisuguse nagu õudusfilmi motiividega, ega sellele žanrile ongi omane süngus, et siin ei saagi teha väga nagu värvilist või rõõmsat sellist jaanipäeva sumeda tööd ja veel sumedamad õhtud, eks ole, päikseloojangud, et see lihtsalt nagu ei klapi sellega. Näiteks ma hakkan tegema nüüd suvel filmi Mustapori näkku, mis räägib Mihkel Raua heavy bändi teekonnast suvisesest Tallinnast suvisesse Võrru aastal 87, siis ma küll nagu palun Jumalat, et paistaks ainult päike ja oleks ikka nagu hästi helge suvine ja palav leitsak, mis peaks filmis välja nägema ka sellise nagu hästi romantilise suvena. Et kõik, ütleme, iga žanr justkui nagu nõuab teatud õhustikku, teatud tonaalsust. Või siis kõige lihtsamalt väljendades ilma. Väga huvitav. Ma kindlasti soovin teile siis head ilma, palju edu selle filmiga. Aga pöördume nüüd tagasi korraks selle varju juurde. Et ma olen lugenud, et suht kohe oli teada, et seda asja teeb Pääru, siis kehastaks Juhan Liivi. Et kuidas ise Pääru reageeris sellisele nagu sõnumile või siis nii-öelda palvele? No Pääru jaoks oli see selles mõttes nagu väga lahe väljakutse, sest vaata näitlejatel on tihtilugu võtab näitleja vastu mingisuguse rolli, juba see on nagu huvitav, et sind kutsutakse mängima kedagi, aga kui see on Juhan Liiv, mingis mõttes ta ikkagi Eesti kultuuris on ta ikkagi väga eriline tegelane ja see on väljakutse. Nii et ma usun, et kõik näitlejad tegelikult väga ootavadki selliseid väljakutseid, kus sa ei saa oma nagu mugavustsoonis kedagi kehastada, vaid peadki tulema sellest mugavustsoonist välja ja ohverdama midagi. Pääru näiteks väga palju, ütleme siis, pühendas ennast selle Liivi tegelaskuju sisse minekule, pühendas minekuks, ütleme jah. Nii et alates kas või sellest, et ta võttis kehakaalu alla, sest on teada, et Liiv oli väga kõhn, luu ja nahk. Ja ka Liivi meeleseisundi etteköötamine juba nõuab nagu teatud sellesse seisundisse minekut, on teada, et Liiv oli Eesti nagu närviline, tema algav meelehaigus tegi teda paranoiliseks, tal olid jälitusmaania, et juba kogu selle kehakeel on siuke teatud nagu hoopis nagu teistsugune seisund, see ongi nagu näitleja peab ennast viima oma sellisest tavapärasest
ütleme siis näitleja meisterlikkus, sest iga näitleja on mingisuguses nii-öelda oma professionaalses elemendis võib ju igasugused rolle mängida, aga Juhan Liiv tähendab täiesti teise olekusse enese viimist, sellisest nagu täiesti nagu mugavustsoonist välja. Et sa oledki kuidagi ülitundlik. Ja, et kuidas sa muidu ise rahule jäid, et sa rääkisid on ju, et see tema pidev paranoia ja filmis ka vaata see luuletus Helin, et kuidas sa kogu aeg tundis seda rusuvat tunnet või siis mingid välgatusi, et kuidas sa ise rahule jäid, et kuidas selle lahendamine, see nagu kokku monteerimine, see visuaalne aspekt, et kas see tuli teil hästi välja või kuidas sa seda kommenteeriksid? Jah, me otsisime sellist viisi, kuidas võiks kujutada seda Juhan Liivi kuidagi nagu segavat või häirivat tunnet, mis tegelikult ütleme selle filmi kontekstis oli siuke detektiivi teatud nagu intuitsioon. Aga see ei olnud selline nagu mõnus intuitsioon, et ma tahan seda mõrva nüüd lahendada, mul tuligi mingisugune nägemus, vaid see oli Liivi puhul nagu häiriv nägemus, see räsis, see muserdas seda. Aga ütleme aitas mõrvaloo puhul. Nii et me katsusime sellist tunnet kuidagi visuaalselt tõlgendada, siis selleks oli meil üks objektiiv, mille me panime kaamerale ette ja mis oli selline täiesti ebastandardne objektiiv, kus see nagu fookus oli hästi väike täpike. Nii et operaator pidi seda fookust sättima kogu aeg siis Juhan Liivi silma peale. Või siis mingi nägemuse peale mingisuguse aktsendi kohta fookust. Nii et ta olekski ka vaatajale samasugune natukene häiriv visuaalne kogemus, nii nagu see Liivi puhul võinuks see mingisugune seisund väljenduda. Et mingis mõttes see on siuke nagu ütleme siis operaatori või filmitegija kunstiline vabadus leida selline visuaalne keel, sest see on lõppude lõpuks on see ikkagi siuke see ei ole 100% tõsi, me ei saa öelda, et mingisuguse psühhoosi või vaimuhaiguse käest kannatav inimene näeb täpselt niimoodi, aga sa pead kuidagi kunstilises mõttes andma selle mingisuguse nagu visuaalse väljenduse, et see oli mingis mõttes filmi tegemine on siuke nagu kokkuleppiline küsimus, et tihtilugu vaata unenäod on ka filmides selliste hägustatud pehmete servedega. Et kas tõesti, kui me mõtleme, et kas me unenägu siis näeme sellist hägustatud pehmete servedega, aga see on siuke kokkuleppe küsimus, eks ole. Hästi, liiguks edasi ja aitäh, väga huvitav, et kas see on tõsi, et filmimiseks oli 20 võttepäeva kokku? Jaa. Et isiklikult, et kõik, kes on kunagi teinud filme veel nii professionaalselt, et see on väga väike ajaraam. Et mis see teie salatus siis oli, et kuidas te nii efektiivselt jõudsite kõik need kaadrid valmis teha või? Aga ma ei tea, kas see on nüüd, kas vaataja või kuulaja 20 võttepäeva, mis on päris pikk aeg tegelikult, eks ole. Nii? Tegelikult, mingisuguse koolifilmi jaoks ma kujutan, et 20 võttepäeva oleks väga pikk aeg, eks ole. Mingi lühifilme filmitakse üldse nagu võib-olla 2 või 3 päevaga, on ju. Et mis see siis 20 võttepäeva tundub ju puhas luksust näiteks, on ju. Et kuidas jah, seda 20 võttepäeva tõlgendada, et minu jaoks oli see lühike aeg, kus pidi olema hästi efektiivne. Aga samas näiteks, kui sa mõtled teleseriaali ühte episoodi, ehk siis ühte jagu, filmitakse tavaliselt 3 päeva. Teleseriaal on 45 minutit,
meil on siis 2 × 45 on ju, see oleks nagu 3 + 3, 6 võttepäeva ainult. Et noh, et nagu kui nagu teleseriaali mõttes võtta, siis see 20 võttepäeva on puhas luksus, eks ole. Aga filmi jaoks muidugi on see lühike aeg, sest tegelikult muidugi juba see nagu võttekohtade rohkus on ju, juba see aeg, mis operaator vajab kaadri valgustamiseks, võtab aega, eks ole. Filmis on tihtilugu ka see, et nagu rohkem võetakse mingisuguseid kaadreid, kui teleseriaalis tihtilugu pannakse see kaamera paika, eks ole, võetakse üks üldplaan ja siis mõned suured plaanid, sest aega on vähe. Siis filmi jaoks jah, kuidagi see filmilikkus tuleb ikkagi sellest, et kõik on rohkem põhjalikumalt võib-olla ette valmistatud, kohti on rohkem ja siis stseene on ka põhjalikumalt filmitud, eks ole. On neid võttepunkte või kaadreid on rohkem. Nii et tead, ma ei oska öelda, kas see 20 võttepäeva üldse siin, et kuidas seda tõlgendada on, jah, et näiteks minu uues filmis Musta pori näkku mul on lubatud 25 võttepäeva ja minu jaoks on see nagu ülemäära vähe, sest see on road movie, me liigume ka ühes kohast teise. Saaks kas või 27 võttepäeva. Aga jällegi, et kõik sõltub sellest, et kuidas filmida. Nii et mõnele tõesti võib tunduda 20 võttepäeva puhas luksus, siis on juba kuu aega. Aga võrreldes sinu varasemate filmide ja loomingutega, kas see on ka siis nagu selline sama ajaperiood või ikkagi vähem? Ma olen ikkagi tavaliselt saanud 30 võttepäeva. Ikkagi, jah. Ja, et selles mõttes oli see väga lühike, väga intensiivne aeg minu jaoks. Nii et kõik nagu näitlejad teadsid seda, et me anname võttel maksimumi endast. Me olime väga põhjalikult proove teinud. Üldse ma soovitan teha proove enne filmivõtteid ka koolifilmide puhul. Et see ei ole see, et saame võtteplatsil kokku ja siis mõtleme, mis me tegema hakkame. Vaid ikkagi ennem on hästi põhjalikult loetud stsenaariumid, läbi mängitud, katsetatud rolle, eks ole, et võtteplatsil oleks võimalikult vähe sellist nagu mõtlemist või mingi improvisatsioon mingis mõttes on alati huvitav, eks ole, aga mina soovitaks proovides improviseerida. Sa muide vastasid ühele mu küsimusele, mis on ka hästi lahe, aga kas sa muidu tunned ka, et see nagu konkreetne film erineb sinu teistest filmidest just mingil nagu täpsemal asjal? Ei, ma arvan jah, et võib-olla kogu see žanr on ju tume krimi oli minu filmi loomingus oli võib-olla nagu esimest korda ja ka see ajastu. Ja võib-olla nagu nii kuidagi ere või teistsugune peategelane ja koostöö Pääruga, kes kuidagi nii põhjalikult seda psühhoosi käes vaevlevat tegelast kujutas. Et samas iga film on ikkagi mingis mõttes eriline, et jah, see oli teistsugune kui mu eelmine film, mis oli Tagurpidi torn, mis oli üks sünge lastelugu. Nii et ma tegelikult mõtlen jah, et nii nagu mul ei ole nagu sarnaseid päevi elus või ütleme sarnaseid nädalaid, siis ka filme ma tahaks teha alati erinevad, et ei tahaks nagu ühte stiili jääda viljelema. Aga rääkides Juhan Liivist, et selle filmi jaoks ikkagi mingi, päris palju uurimist oli tema eluloo kohta ja nii, et kas sa ise ka avastasid enda jaoks midagi üllatavat või niimoodi, et oi, et seda ma ei teadnudki, aga see on täitsa huvitav. Just Liivi kohta ma mõtlen. Jah, ma mõtlen, ma ei olnud Juhan Liivi elulugu ju nii põhjalikult uurinud enne.
aga selle filmiga seoses hakkasin uurima. Ja seal on üks väga huvitav detail, mis on hästi kõnekas. Meie filmi tegevus toimus aastal 1894. Juhan Liiv oli just põdenud kõige sellise tugevama ja kõige laastavama skisofreenia hoo. Ta oli 4 kuud oli psühhiaatria haiglas ja kui ta välja tuli, siis ta jõudis sinna oma kodutallu, erinevalt meie filmist, kus ta ei jõudnud oma kodutallu, aga sinna ta jõudis päriselus ja siis umbes 10 aastaks, ei ma eksin, 7 aastaks katkevad kõik, umbes 7 aasta jooksul, mis Juhan Liiv tegi sellest hetkest alates, kui ta sealt haiglast vabanes ja koju jõudis, pole mitte mingit informatsiooni, nagu kadunud ajaloost aastad ja isegi arvati, et Juhan Liiv on surnud üldse. Ja siis 7 aastat hiljem, kui Juhan Liiv oli täiesti ära unustatud juba, sattus üks noor psühhiaater, Juhan Luiga, tegi siis välitöid, ehk siis ta uuris, kuidas endised patsiendid ennast tunnevad ja sattus Juhan Liivi kodutalust mööda minema. Ja ta uuris, et kas äkki Juhan Liiv on liikvel, kas nad teavad Liivist midagi. Ja ilmuski pööningult välja, või lakkast ilmus välja üks abetunud kühmus tegelane, kelles see Juhan Luiga tundis ära Juhan Liivi, kes oli siis 7 aastat kadunud avalikkuse eest. Ja siis Juhan Liiv ilmus taas avalikkuse ette, ehk siis psühhiaater Juhan Luiga läks Tartus, ütles teate, Juhan Liiv on elus. Koguti raha, Juhan Liiv pandi riidesse, aeti habe ära, toodi Tartusse, et kadunud poeet on leitud. Ja tead, mis juhtus? See Juhan Liiv, kes oli 7 aastat elanud mingis varjusurmas, äkki see tohutu tähelepanu kuidagi äratas ta uuesti elule. Juhan Liiv hakkas uuesti luuletama. Ja tõesti, see näitab seda, kui tähtis on loomingulisele isiksusele. Aga mitte ainult loomingulisele isiksusele, vaid kõigile selline tähelepanu ja tunnustus. Just ennekõike loomingulisele isiksusele. Ehk siis ilma nagu tähelepanu ja tunnustuseta me kaotame usu iseendasse, me kaotame ära mingisuguse elujõu, kustume, aga selline Juhan Liivi puhul selline imetlus ja tähelepanu süstis talle nii palju jõudu, et tema võib-olla kõige nagu olulisemad luuletused ongi sündinud sellest ajast, kui ta uuesti ellu ärkas. Ehk siis avalikkuse jaoks ellu ärkas ja talle jagus uuesti nagu tähelepanu. Et väga huvitav fakt, mille peale ma ikka olen mõelnud selle peale, et kui tähtis on meile kõigile ikkagi mingisugune tagasiside, tunnustus, tähelepanu. Aitäh, et sa selle nii hästi sõnastasid ja tõepoolest me oleme selle eest nii tänulikud, sest Juhan Liivi luuletused on mulle ka väga sümpaatsed kusjuures. Et ja väga hästi mõnus sõnastasid selle. Aga kui rääkida täpsemalt, et on ju, muidugi on ju, see pole ainult tema elulofilm, see on ikkagi mõõra müsteerium. Aga eesmärk ikkagi oli nagu säilitada Juhan Liivi on ju loomust, nagu tema luulet ei muutnud, tema nagu isiksust. Et kuidas sa tunned, kas läbi selle see võiks kõnetada tänapäeva noort ka rohkem? Et nagu Juhan Liiv nagu võiks nagu teda kõnetada või nagu visuaalselt tekkida paremini ette teie filmiga? Jaa, ei kindlasti mõtlen, et juba see, et me Juhan Liivi sellisesse ütleme siis mängulisse olukorda paneme, milleks on see ikka nagu mõrvalugu.
no juba see on võib-olla nagu põhjus Juhan Liivist taas kõnelda, noh mingis mõttes ikkagi nagu see tume horrori laenudega mõrvalugu on siuke nagu tänapäevane või nii-öelda nagu moodne lähenemine, et võib-olla see on see, miks taas on põhjust Juhan Liivist kõnelda. Ja muidugi Pääru Oja, kes on ka pop näitleja, et noh, mingis mõttes jah, et me püüame praegu Juhan Liivi kuidagi nagu popiks muuta. Aga ma arvan, et noh, selle tagasiside põhjal, mis me oleme saanud näiteks õpetajate, see ongi nagu see, mis praegu kuidagi nagu lubabki või annab õpetajatele selle noh, kuidagi võimaluse siis Juhan Liivist taas rääkida, sest kui ta on lihtsalt mingisugune nagu hunnik neid raamatu lehekülgi, eks ole, mida tuleb kohustuslikus korras lugeda, siis jah, ta noh, võib-olla ei ole nagu nii aktuaalne või? Praegu on võimalus just, et film on kinos, anda sellele nagu tuld alla sellele Juhan Liivile. Ja Pääru nägu nüüd põhimõtteliselt ongi. Jaa, tõesti, et ma just mõtlen, et kõik teatrilaval või teles või filmides kujutatavad Juhan Liivit peavad kuidagi arvestama sellega, et Pääru Oja on väga, väga tugevalt ennast Liivina kehtestanud. Nii, väike vahepalaga siis siia juurde, et kuidas sina kirjeldaksid 3 sõnaga enda jaoks Juhan Liivi? No Need on 3 iseloomulikku tunnust. Iseloomulikku tunnust, jah. Ma arvan, et Juhan Liivi kirjeldab siuke nagu tundlikkus, teatud ärritus või häiritud olek ja teine on see, et rahutus. Et see, ma arvan, need võib-olla ongi kolm võib-olla sellist märksõna, mis mina Päärule kogu aeg nagu andsin, et need on tema sellised nagu meeleseisundid, aga mis on ka võib-olla ekraanilt loetavad. Ja näitleja jaoks kindlasti abimehed, sest pead kogu aeg nagu aru saama, mis sa nagu endast pead nagu välja andma. Ja, et seda filmi vaadates ma tahaks välja tuua, et vahepeal hakkas täitsa mehest kahju, et nagu pidev notimine käis. Et kas oli natuke isegi teadlikult tehtud, et juhtida tähelepanu Liivi raskemale nii-öelda elulaadile või kus see tuli lihtsalt huumori pärast? Ei, see võib-olla tuli jah sellest, et võib-olla vaata, kui Juhan Liivil või sellel täiesti sõgedalt tõde taga ajaval tegelasel, detektiivil on vaja, eks ole, enda meelerahu huvides tõde välja selgitada, siis ta ei kohku tagasi ühegi takistuse ees, eks ole, põhimõtteliselt oma elu hinnaga, oma elu hinnaga on ta seal tõe eest väljas, saab ta siis klohmida või mis iganes, teda nüpeldatakse, visatakse vette vastu seina, vastu maad, aga tõe jälil ta on. Et mingis mõttes ei ole seal küll miskit seda nagu Liivi eluraskuse tõlgendust esialgu
minu peas. Aga kui sa niimoodi ütled, siis miks mitte, loomulikult. Võib-olla või väga vabalt võib ka seda nii tõlgendada. Et nii nagu elu nüpeldas Liivi, nii need retsidivistidest maadlejad teda nüpeldasid. Ja muide rääkides nendest kõrvaltegelastest ka, et mulle tundus, et muidugi mul on suur austus Eesti näitlejate ees üldse, aga kuidagi iga näitleja isiksus tuli ka hästi välja ja see hästi tabav huumor oli ka siin nagu minu maitse järgi, ütleme siis niimoodi, et ja. See on tore, et sa huumorit näed, sest minu jaoks on ka seal huumorit. Sellises loos ei saa väga otsest huumorit kasutada, kuna see ei ole komöödiafilm ja ma ei tahtnud ka, et nagu kõik võimalikest stseenidest, kus oleks võimalik veel nagu huumorit pedaleerida. Ma ei tahtnud seda väga esile tuua. Aga jah, see teatud kibe must huumor seal on ja mulle endale meeldib kah, et tõesti filmi ma paar korda olen vaadanud koos publikuga filmi, siis need mingid naerukohad on seal justkui hästi õigel kohal, naerdakse. Ma ise olen ka täpselt niimoodi plaaninud. Aga jällegi huvitav asi on see, et see huumor justkui nagu vaataja jaoks süngete lugude puhul hästi oluline. Sellepärast, et kui film ainult ühele süngile pedaalile rõhub, siis muutub vaataja üsna tuimaks. Ehk siis süngust ei ole võimalik liiga palju, liiga suurtes koguses taluda. Ehk siis inglise keeles on lausa selline termin comic relief. Ehk siis comic relief on see, mis korraks saab vaataja kuidagi kas sul lõdvestuda, on ju. See relief ongi ju kergendus, eks ole. Saad korraks see huumor toob mingisuguse nagu kergenduse, et järgmine hetk uuesti kõrist haarata. Nii et selline nagu hästi toimiv draama vaheldabki kergendushetki mingisuguse emotsionaalse kägistushetkedega. Nii et nii ka selle loo puhul, et stsenarist Indrek Hargla väga hästi valdab seda comic reliefi kasutamist. Rääkides juba Indrek Harglast, kas sa tunned, et tahad tulevikus veel teha temaga mingeid filme? Jaa, ma olen Harglaga ennem ka töötanud. Ma küll ei ole teinud Apteeker Melchiori, mul ei ole Melchioriga miskit pistmist. Tuleb isegi tunnistada, et ma ei ole isegi lugenud Apteeker Melchiori. Aga ma Harglaga olen ennem teinud ka asju koos. Kunagi ma tegin ühte krimisarja, mis põhines Heino Tõnismägi, kes on legendaarne Eesti prokurör, tema kirjutatud dokumentaalsetele mõrvalugudele, mis on siis nagu klassikalised Eesti kriminalistika ajaloos. Ja me ekraniseerisime 5 sellist Eesti kriminalistika klassikalist, ma ei tea, kas selle kohta nüüd klassikalist saab öelda, aga Eesti kriminalistika märgilist mõrvalugu. Ja Hargla kirjutas stsenaariumid ja siis selle nimi oli Kuum jälg, Kanal 2 näidati seda. Ja see oli minu esimene koostöö Harglaga ja minu arust valdab ta seda detektiivžanrit väga hästi. Ta suurepäraselt oskab näiteks kohustada või kirjutada ülekuulamistseene. Et kuidas uurija kuulab kahtlusalust või siis tunnistajaid üle, nii et see põnevus või kassihiire mäng väga hästi töötab seal näiteks. Et ma arvan, et Hargla ise on ka tunnistanud, et tal võttis ikka tükk aega, ikka mitu aastat võttis aega, kuni ta sai sellest nagu tehnikast aru. Ta ütleb, et selle detektiivžanri puhul ongi kõige tähtsam on tehnika kirjutaja juures, eks ole. Et kui sa nagu valdad selle tehnika, sa tead, mis töötab, eks ole. Kuidas ehitada stseeni üles.
Nii et sellise professionaaliga on super mõnus töötada. Ja aitäh, väga huvitav. Aga räägime muusikast ka. Ardo Rannvarres, siis helilooja. Kas sul muidu olid ka mingisugused ootused talle? Ja. Andsite talle, andsid talle vabad käed või esitasid talle mingid asjad? Kuidas see välja näeb? Ja ma ei andnud päris vabasi käsi. Minu üks nõudmine oli see, et teades, et Ardo on teinud enne muusikale. Ja muusikalis on hästi tähtis teatud nagu meloodilisus. Laulud peavad olema meeldejäävad, meloodilised. Siis mina ütlesin Ardole, et ma ei taha ühtegi meloodiat selles filmis kuulda. Et tuleb ära unustada kõik selline kuidagi nagu kerge või siuke, ütleks nagu seiklusfilmilik hoogne meloodia. Pigem võiksid kõlada seal helid, mis mõjuvadki kuidagi süngena ja häirivana. Siis ma otsisin Ardole, otsisin referentsmuusika, et kus ta võiks, mida siis ma mõtlen, seda tonaalsust. Siis mulle hästi iseenesest meeldib selline noise muusika. Mitte, et ma nüüd kuulaks väga noise muusikat, aga näiteks kontsertid või ühed kõige vägevamad kontserdielamused näiteks on mul seotud just selliste müra bändidega. Et see teatud filmi puhul on nii, et kui sa juba mingisuguse meloodia tood pildile taha, eks ole, siis ta suunab üsna võib-olla sellist nagu meloodia radapidi, aga selle Liivi filmi puhul mulle just meeldis nagu luua siuke nagu noise sinna taha, mis kuidagi annab õhustikku, aga liiga palju ei suuna seda või ei muuda väga nagu ladusaks. Meloodia muudab loo kuidagi või pildi hästi ladusaks. Annab sellise... Teatud määral ebamugavust. Mina soovisin ebamugavust luua, sest selle nii Mõrvaloo kui ka Liivi enda sellise meelehaige isiksuse jaoks see nagu ebamugavus oli see nagu võti. Et ennem kui me läheme õpilaste küsimuste juurde, mul on sulle veel üks küsimus. Kuidas sa ise jäid selle lõpptulemusega rahule ja kui sa oleks saanud midagi muuta, mida sa oleks muutnud? Tead, ma ütleks, et ma ei oska selle filmi puhul midagi muuta. Et see, mis ma tahtsin, selle ma sain. Ja ma väga palju panustasin nagu näitlejate mängu. Mulle väga meeldivad mu filminäitlejad, kõik. Ja mulle see iseenesest nagu õhustik ja selle nagu krimiloo mingisugune pingestatus. Ma jäin ka sellega rahule. Nii et seda filmi on süüdistatud, kui nüüd kriitikat lugeda, et see võib-olla nagu Juhan Liivi mõtestamiseks võinuks see nagu Mõrvalugu olla kuidagi rohkem nagu poeetilisem või et see on võib-olla liiga lihtne Mõrvalugu sellise nagu olulise luuleta nagu Juhan Liiv on tema ekraanile toomiseks. Aga see jääb nagu kriitikutele tõesti. See ilmselt on see lihtsalt nagu puhtalt maitse asi. Minu arust on just nagu huvitav see, et panna selline ülev või Eesti kultuuris lausa pühaklik Juhan Liiv lahendama sellist nagu väikest ja toorest ja julma Mõrvalugu, mis toimub külas, kus otseselt ei olegi midagi poeetilist, aga poeet peab endast andma nii palju
panema sinna oma selle, ütleme siis, vaistu ja tundlikkuse ja lahendama seda ikkagi ütleme siis nii poeetiliselt, kui ta ise on, mis on tema enda seisund. Jah, et igal ühel oma arvamus, Just. see on täiesti okei. Ma võin lihtsalt öelda seda üldist muljet, mida mina olen koolis saanud. Inimestele on meeldinud, et eks nii alati ole. Ja muidugi loomulikult. Aga lähme jälgede küsimuste juurde. Nii, esimene küsimus. Kas Juhan suitsetas elus ka niivõrd palju? Kogu aeg käis see tubaka motiiv seal läbi? Tõesti, Juhan Liiv oli lausa ahel suitsetaja ja tõepoolest ta suitsetas pidevalt oli tal vaja tubakat. Nii et ega see tubakas toona ei olnud midagi kvaliteetset, eks see tubakas pole kunagi olnud midagi head ja tervislikku, eks ta sellega oma kopsud ka ära rikku, sest Juhan Liiv ju tegelikult suri kopsuhaigusesse. Nii et, aga see pidev suitsetamine oli võib-olla nagu tollel ajal ka kuidagi nagu normiks, et ma arvan, et kõik suitsetasid, kes popsis piipu, kes suitsetas mahorkat. Nii et tõepoolest, see on fakt. Okei, aitäh, väga huvitav. Seda küsimus küsiti meil kinos ka. Ma tahan seda kindlasti uuesti küsida, seda esitati ka meil Instagramis, et kuidas te saite päärupupillid nii suureks? Minu arust väga nagu tabav küsimus. Ja selleks, et pupillid suureks saada, selleks oli üks silmaarsti poolt kirjutatud silmatilk. Ja seda silmatilka tuli tilgutada silma, üks tilk täpselt. Ja ta võttis umbes 7 minutit aega. Ja siis silmapupill muutus hästi suureks, ebaloomulikult suureks, mida oli meil oluline näidata justkui see nagu oopiumi mõjuna, sest tõesti väidetavalt ka oopiumi tarvitamine, oopiumi uim muudab silmapupilli hästi suureks, kaob nägemisteravus. Ja tõepoolest see nagu nägemine taastus alles umbes 2-3 tunni pärast. Et üsna hägul oli kogu see maailm. Ja, et terased vaatajad nägid ja need, kes ei näinud, saavad uuesti minna ja jälgida seda väikest detaili. Nii, nüüd lähme isiklikumaks, et mis on teie lemmikfilm või mõni filmi soovitus? Ma mõtlen, kas ma peaks leidma selle filmi ajaloost äkki või see võiks olla mingi film, mis ka praegu vaatajale ja kuulajale midagi ütleb, eks ole, et ma väga selliseks spetsiifiliseks võib-olla ei taha minna. Et loomulikult mul on oma lemmikfilmid mingisugusest minu noorusest, mis võib-olla mind on hästi kujundanud, hästi mõjutanud. Üks hästi oluline film mulle kunagi oli Pink Floydi The Wall filmi versioon. Põhimõtteliselt on see ju kogu Pink Floydi The Wall plaadi pikk muusikavideo, aga mind teismelisena väga palju mõjutanud on see. Et ma soovitan kõigil, Alan Parkeri režissööri töö on see Pink Floyd The Wall. Ja ma arvan, et see on hästi mõjutanud mind. Ma olin ma pakun, äkki ma olin 16 aastane, kui ma seda nägin. Võisin olla ka 17. Pigem 16. Et see andis mulle hästi olulise tõuke teha seda, mida ma tahan teha või nagu loominguli, hästi nagu julgustas loominguliselt mõtlema ja ennast väljendama. Okei, aga päris nüüd rahule ka taha jätta, et kas sa saaksid ka öelda Eesti? Eesti filmidest,
ma mõtlen Eesti filmidest, mida näiteks Nipernaadi on mulle väga meeldinud. Siis päris humoorikas või? jaa, mulle on meeldinud Kevade. Mulle Viimne reliikvia näiteks ei ole kunagi eriti muljet avaldanud. Ma mäletan oma lapsepõlves seda, et kõikidele minu sõpradele väga Viimne reliikvia meeldis. Nad isegi tsiteerisid, neil oli peas see film, aga mul eriti ei ole see selline nagu kerge seiklusfilmi žanr ei ole kunagi olnud minu absoluutne lemmik, et pigem jah, siuke mingisugune poeetiline teema kuidagi erutab rohkem mind ja Nipernaadis on just sellist nagu hästi lahedat kulgemist ja see mulle on väga meeldinud. Ka Sügispall on ju lahe film, on ju. Ka tänu sellele, et seal on sellist nagu süngust ja huumorit. Okei, aitäh. Et vaata jah, et iseenesest, kui nüüd mõelda, et mis nagu filmid just kõnetavad, siis on ikkagi see, et nagu film peab kuidagi kehtestama ennast. Selline nagu filmi nagu meeleolu või tonaalsus peab olema niivõrd tugev ja veenev, et ta nagu lummab, võtab su enda võimusesse. Liigume järgmise küsimuse juurde. Võib isegi tea, kas seda küsida, aga kindlasti võib, et mis on sinu kõige hullem kogemus oma karjääri jooksul olnud? Ma mõtlen. Mul vist niimoodi väga ei ole. No muidugi on sellised nagu raskeid hetki olnud, kus ühel hetkel saad aru, et 3 aastat mingisugust filmi ideed arendanud ja lõpuks sellest asja ei saa, sest see näiteks ei saa rahastust. Ja siis tuleb edasi liikuda, et seda ei saa väga nagu traagiliselt võtta. Igasugust nagu jama on olnud, aga ma arvan, mul ei ole siis nagu väga nagu hulle kogemusi. Mul kõik näitlejad on kuidagi nagu terveks jäänud ja midagi hullu ei ole juhtunud. Isegi sellist asja ei ole juhtunud, et filmimaterjal oleks kuidagi ära kustunud või. Ei, mul õnneks ei ole olnud väga hulle kogemusi. Mind on saatus hellitanud. Seda on väga tore kuulda. Hästi, kirjelda palun oma kõige esimest filmi. Äkki oligi see mingi õpilasfilm? Ja minu vaata, päris kõige esimest ma ei oska kirjeldada, sest mingisuguseid etüüdikesi, kui ma käisin keskkoolis, siis ma käisin kinoklassis, siis me tegime mingisuguseid etüüde ja ma ei tea, kas neid saab nagu filmideks nimetada. Aga minu esimene filmikooli film, siis kui ma olin 18-aastane, siis ma tegin sellise lühifilmi, mille nimi oli Aguli Ellinor ja siis ma filmisin seda kassisaba Agulis, mis siis 90ndate aastate alguses oli üsna räämas ja lagunenud. Ja siis seal peategelane oli üks vana naine, kes müüs mingisuguseid kindaid tänaval, mida keegi ei ostnud ja siis ta kuidagi sümboliseeris kuidagi seda lagunevat Agulit ja siis läks ta koju, avas võtmega ukse ja mingisugune valgus tungis talle peale, mis tähendas siis tema nagu surma ja siis seal lõpus oli nii, et ja ta nägi mingit päiksekiirena mingisugust väikest tüdrukut. Et lõpus filmi viimane kaader oli see sama koht, kus ta neid kindaid müüs, seal istus see väike tüdruk ja ta see heidekene päiksekiirena nägi, aga siuke nagu poeetiline surimuri, aga ma mäletan, see käis hästi paljudel festivalidel, sest ta oli kuidagi nagu ebatüüpiline tudengifilm. Jah, ma püüdsin ka mingisugust poeetilist kino seal teha, mingi päiksekiired ja tossud ja
ja sellised agulikaadrid. Et ma ise tükk aega häbenesin seda, aastaid häbenesin, sest mulle tundus nagu aastaid hiljem see meeletult naiivsena, mis ma tegin. Aga eks nagu, et koolifilmidega on see, et nad paratamatult sa nagu ühest ideest kasvad välja, et see, mis nagu võib tunduda ühel hetkel nagu super lahe ja poeetiline, siis paar aastat hiljem, issand jumal, kui naiivne see oli. Või siis mingi asi, mis tundub endale naljakas, võib-olla paar aastat hiljem tundub piinlik, aga see ongi paratamatult käib see kuidagi selle arenguga, nii isiksuse arenguga kaasas, kui ka maitse arenguga, kui oskustega, kõige sellega. Aga ma ütleks, et ma võib-olla isegi praegu 30 aastat hiljem ei ole veel võimeline taas kohtuma oma selle esimese filmiga Agulillinal. Selge. Aga tooks välja, et hästi suur filmide võlu on see meeskonnatöö. Et ma arvan, see haakub ka järgmise küsimusega, et kuidas sul õnnestus nagu neid inimesi inspireerida või kaasata nagu filmima siis sinu sellist loomet või ideed? Tegelikult hästi palju nagu loeb see, et kui palju sa ise oled veendunud selles, mida sa teed. Et kui sa ise suhtud hästi nagu põlemisega sellesse protsessi, sellesse lavastusse, sellesse stsenaariumisse, siis paratamatult meeskonnaliikmed näevad, et sul on tõsi taga. Ja kui sa nagu väljendad ennast täpselt ja sa oma soove väljendad täpselt, mida sa tahad, siis ka see on arusaadav ja loetav. Aga kui sa nagu kahtled kõiges, mis sa teed, kui mõtled ümber, siis nagu teekaaslased või töökaaslased ka vaatad, et ta vist ise ka täpselt ei tea, mis ta teeb. Et selles mõttes on hästi oluline kõik läbi mõelda. Ja ka see on iseenesest, ma ise hindan ka seda, et kui ma sel hetkel ei tea, kuidas peaks tegema, siis ma tunnistan seda, et ma ei tea seda praegu. Mitte ei hakka nagu ebakindlalt kuidagi pekslema siia sinna. Et siis sa nagu võtadki aja maha ja küsidki, arutadki oma kaaslastega, et kuidas peaks tegema. Minu jaoks ei toimi, see praegu ei toimi, mis me peaks teistmoodi tegema. Nii et, aga just siuke nagu, ma arvan, see sama, see mingisugune pühendumus ja põhjalikkus paistab välja ja see toob meeskonnaliikmed kaasa, see nagu tõmbab kaasa. Kõik saavad aru, et asi on tähtis. Näiteks meil oli selle Juhan Liivi filmi võtteplatsil oli mul üks nagu nõue, ei ole mingisugust nalja tegemist, lobisemist, tühja jutu ajamist. Et meil on vähe aega, meie lugu on sünge, meil on Pääru, kes on nii palju investeerinud oma tervist ja aega ja energiat selle nagu Liivi loomise peale, et ei ole, tõusega, et me siin ei tulnud relaxima, me tulime seda lugu filmima. Nii et seda mu meeskond võttis kuulda ka. Tühja jutu ajamist ma tegelikult võtteplatsil ei salli üldse. See nagu lõttvolek tegelikult ei ole kuigi nagu konstruktiivne. Kas sa siis ise ka nagu kirjeldaksid ennast inimest, kes on nagu õudselt initsiatiivikas, kohe läheb teeb ära, või sa oled seda nagu omandanud filmimise tegemisel või mis lihtsalt ongi sul isiklusena? Ei, selles mõttes on nii, et ma olen hästi põhjalik küll jah, ja ma suudan ennast mobiliseerida selleks hetkeks hästi palju. Ma muidu olen üsna nagu kaootiline ja laisk. Aga kui on vaja ennast kokku võtta, siis ma nagu 100% olen seal sees. See on nagu, näiteks ka spordi puhul, nii et nagu trenni tehes võid ju edasi lükata mingisugust. Ma täna ei viitsi minna, okei, ma lähen tunni aja pärast, praegu on kõht natuke täis, aga siis kui nagu võistlusele, näiteks Tartu maratoni start antakse kell 9 hommikul, siis ta antakse kell 9 hommikul. Sa pead seal olema ja sa pead kõik endast mängu panema. Nii et see on sama lugu filmivõttega ka, et siis ei ole enam mitte mingisugust nagu kõhklemist, venitamist,
siis sa tuled sellest mugavustsoonist välja ja annad ennast kõik. Õpilase viimane küsimus, et kes sind inspireerib? No väga huvitav, jah. Kes mind inspireerib? Mulle kindlasti ei ole nagu ühte mingisugust guru, kes mind inspireerib. Äkki ma peaks leidma mõne sellise, et ma olen täitsa ära unustanud, et tõesti keegi võiks ka mind inspireerida. Ma ei ole, mis elulugude lugeja ja mul ei ole mingisugust tsitaadi kogumikku. Nii et mida ma nagu peast teaksin või mingisugune motivatsioonilauseid, mida ma endale kordaks nagu sky is the limit. Nii et jään vastuse võlgu. Ma pean ma olen tavaliselt, mis mind inspireerib, mitte kes, vaid mis. Mind inspireerib see olukord, kui ma olen lükatud vastu seina või aja või mingisuguste asjade poolt nagu nurka surutud, et taganeda enam ei ole. Et siis tuleb nagu minna ja teha, eks ole, või tähtaeg. Tead, see ei olegi kes, mind inspireerib tähtaeg. Ja siis, kui ma tunnen juba nagu ajasurvet, siis nagu sellest nagu paremat seda motivaatorit ei ole. Aitäh nende vastuste eest. Nüüd, meil on traditsioon. Ja traditsiooniks on see, et iga eelmine külaline siis küsib järgmiselt külaliselt küsimuse. Nii, kas sa oled valmis kuulma? Eelmine külaline küsib, et mis teeb Rocca al Mare kooli teie jaoks eriliseks? Kas teil on mingid kokkupuuteid ka selle kooli? No Rocca al Mare koolis töötab minu abikaasa. Siin on käinud ja käivad kõik minu 3 last. Nii et selles mõttes on see nagu väga eriline koht minu jaoks. Nii et ma olen siin nendel ma arvan, et ma tunnen seda kooli ka päris hästi. Ma suudan siin orienteeruda. Ma ei eksi siin ära kunagi. See on väga eriline. Väga tore. Ja sinu küsimus järgmisele külalisele? Kas sa tahaksid taas koolis käia? Väga huvitav küsimus. Aitäh sulle. Aitäh, et sa said meiega liituda. Minu jaoks oli väga huvitav arutelu. Ja. Aitäh kutsumast, aitäh küsimast küsimusi. Ja väga põhjalikult ette valmistatud, seda ma hindan. Oi, aitäh. Ja et tööeetika on paigas. Väga hea. Ja selline tuligi meie siis teine episood Taskuhääling Kivi mere ääres. Subscribe'ige, jälgige meid YouTube'ist, Spotify's oleme kättesaadavad, minge ka Instagrami. Kohtumiseni!